Tere! Täna ma näitan, kuidas mina oma päeva alustan, et hoida oma vaim ja keha toonuses terve päeva ulatuses ja kogu elu. Läheme võimlema! Nii, kui hambad on teil pestud, siis teete endale värskendava joogi hommikul toasooja veega ja pigistate sisse laimi või sidruni. Minul on täna laim. Pigistan selle kapsi. Valan peale toasooja vee ja joon selle ära. Terviseks! Mõnus. Ja lähme nüüd võimlema. Nii, vesi on joodud, hea on olla ja leidke omal kodus siis selline koht, kus te mahute vabalt võimlema. Keha pikkus, mingi 2x2 meetrit plats. Ja täna ma näitan väga lihtsad harjutused, mis sobivad nii naisele kui mehele, tüdrukule, poisile päeva alustamiseks. Lihtne hommikuprogramm ja see hoiab teid keha väga mõnusalt toonuses ja ei pea millegi pärast muretsema, et vähe liigutud. Kindlasti ma soovitan tervislikult ja mitmekesiselt toituda, et elustoit on elu alus. Igasugune praetud ja muu grillitud toit ei ole kõige parem valik. Kindlasti tuleb tarbida päeva jooksul palju vett ja jälgida, et mineraalid oleks kehas olemas. Ja alustame siis minu programmiga, see on hästi lihtne, mitmed erinevad lihased töötame läbi ja palun väga professionaalsetel ja elukutselitel treeneritel mitte kommenteerida, sest igasugune treening, hommiku võimlemine on inimesel individuaalne. Ühele sobib üks, teisele teine. Mina olen oma 50 eluaasta jooksul katsetanud kõikvõimalikke treeningkavasid, toitumiskavasid ja mina näitan täna ette selle kava, mida ma olen teinud siis viimased 10 aastat. Ja see mulle sobib ja minu jaoks on see ideaalne. Ja alustame siis 20-sekundilise kõndimisega. Kes tahab, võib kella käima panna, aga mina mõttes juba loen ise neid sekundeid paraja tempoga. Ja kui te ei oska neid lugeda, siis võite mobiiltelefoni kella põrandale tiksuma panna, stopperi käima ja teete siis selle kella järgi. Aga alustame siis. Kõnnime rahulikult 20 sekundit. Nii, ja teeme siis jalad arki, käed kokku hüppeid. Ja teeme ka 20-30 sekundit. Me teeme täna 30 sekundit. Väga hea. Ja kõnnime jälle 20 sekundit. Nii, ja nüüd mina alustan plankinguga. Kellel ei ole matti kodus, võib kasutada saunalina. Mina kasutan saunalina. Ja selle peal on mul mõnus teha. Murran saunalina suure saunalina pooleks ja panen põrandale. Ja teeme plankingut ja mina teen 3-5 minutit. Täna ma teen 3 minutit teiega koos. Ja lähme plankingusse. Püüame keha hoida sirgelt ja läks nüüd 3 minutit. Oluline on hingata rahulikult
võib hingata nina kaudu sisse välja või hingata nina kaudu sisse, suu kaudu välja või hingata suu kaudu sisse, suu kaudu välja. Kuidas ennast paremini tunneb? Nii, kui 3 minutit on plankingut tehtud, siis jätkame põrandal järgmise harjutusega, kus sirutame sirgelt välja vastaskäe ja vastasjala. Ja seda teeme ka minut aega. Vaheldumisi vastaskäsi, vastasjala. Nii, minut aega tehtud, tõuseme püsti, tõstame mati korraks kõrvale ja kõnnime 20 sekundit. Nii, ja nüüd alustame kükkidega. Teeme siis 50 kükki, võtame harkseisu, päev peab natukene välja poole
Kükki läheme siis niimoodi, et raskus kandade peal ja selg sirge, kui natukene lõbus. Näitan külje pealt, ehk siis. Ja lähme kükki niimoodi, nagu hakkaksime tooli peal istuma raskus kandade peal. Ja mina tõmban sirged käed siis taha. Ja surun puusad ette, kui üles tõuseb. Ja teeme 50 korda. 4, 5, 6, 7, 8. Nii, 50 korda tehtud. Kõnnime rahulikus tempos 20 sekundit. Loeme mõttes 20-ni. Nii, ja nüüd teeme väljaasteid. Ühe jalaga 20 korda ja teise jalaga ka 20 korda. Ja teise jalaga. Ja kõnnime jälle 20 sekundit, loeme mõttes 20-ni. Nii, 20 loetud. Ja nüüd teeme summokükke. Võtame lai argseisu. Keerame varbad hästi välja. Ja laseme ennast kükki ja teeme neid 20 korda.
on 20 korda tehtud, kõnnime jälle 20 sekundit. On kõnnitud ja nüüd läheme põrandale kätekõverdusi tegema. Ja need kätekõverdused on, mina nimetan neid õigeks kätekõverdusteks. Ehk me läheme põhjani välja. Ma näitan ette. Hakkame kätekõverdusi tegema. Siis tõstame põrandal, kui keha maha laseme. Käed ja jalad korraga ülesse ja jälle uuesti muppame ülesse. Ja teeme neid siis 30 korda. On 30 korda tehtud. Kõnnime jälle 20 sekundit. Oleme 20-ni. Nii, on 20 sekundit kõnnitud. Et mina lükkan oma mati eemale, et käed ära libiseks ja lähen põrandale. Sirgete käte plangingusse ja surume tuharad ülesse ja pärast kõrled vastu maad. Teeme 25 korda. Nii, 25 korda tehtud, kõnnime 20 sekundit. Nii, nüüd on järgmine harjutus, kellel on kodus toolid, siis saate seda teha. Kellel ei ole, siis jätate need harjutused vahele, aga mina kasutan toole järgmise harjutuse jaoks. Põhimõtteliselt enda keha laiuselt, võtan siit tooli teenist kinni, lasen keha sirgeks ja tõmban ennast ülesse 20 korda. Nii, ja kõnnime ja kasutame toole veel korra ühe harjutuse jaoks. 20 sekundit kõnnime. Nii, ja nüüd ma toetun kätega siia toolide peale. Lükkan keha ette, mitte sirgeks. Natukene tuharad toolidest ettepoole ja laseme ennast alla ja surun üles ja niimoodi 20 korda.
väga hea ja kõnnime jälle 20 sekundit. Väga hästi. Kuulidest ära. Ja nüüd lähme uuesti põrandale. Ja oleme oma mati maha. Ja alustame jõulihaste harjutustega. Need on pikali, põlved pöördatult. Ja tõstame käed külje pealt natuke õhku. Ja painutame ringkere natukene ülesse maast. Me teeme siis 50 korda jalad maas ja 50 korda jalad õhus. Ja ma näitan ette, et teeme 50 korda. Ja käed läheb maa, kui üles painutame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 50 korda. Ja nüüd jätkame, tõstame jalad ülesse, täis nurgalt ja jätkame samasmoodi, tõstame ringkere ülesse. 50 korda. Korda tehtud. Natukene lõdvestame jalgu. Ja tõstame jalgu, sirgid jalgu ülesse. Algu tõstame maast lahti 15 cm. Siis tõstame jalad ülesse 45 kraadi. Ja kolmas asend on peaaegu sirgelt ülesse. Ja iga kord loeme 10 sekundit. Ja teeme 3 korda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja jälle loeme 10. Ja kolmas asend. Ja uuesti. Ja kolmas kord. Nii, väga hea, tublid. Järgmine harjutus on selline, et hoiame jalad maas ja tõstame üles puusad maast. Hoiame 1-2 sekundit üleval ja laseme rahulikult alla, aga tuhale vastu maad ei lase. Hoiame, jätame need põrandad 2-3 sentimeetri võrra üles. Teeme seda 20 korda.
nii, 20 korda tehtud. teeme küljeplankingut. toetame küünarnukk keha peale, küünarnukk täpselt õla all, teine käsi puusa ja teeme küljeplankingut 30 korda üles-alla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 20 korda veel. ja läheme teise käe peale ja samamoodi 30 korda. nii, nüüd tehtud. Läheme põrandale ja teeme viimase harjutuse enne lõdvestamist. see on järgmine, jalad maast ülesse, keha natuke kaldu ja teeme kerepöördeid ühele poole, teisele poole 50 korda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40 korda veel. Küll oli hea hommikuvõimlemine ja kes soovib, see venitab. aga minu venitus on, lõdvestus on üks harjutus. jalad sirgelt ette, varbad enda poole. võtan kõigi sõrmedega suurtest varbadest kinni ja lihtsalt lasen ennast nii alla kui saan, lõdvalt. lõhub rinnale ja hingan nina kaudu sügavalt sisse ja suu kaudu sügavalt välja, tõmban kõhuga sisse. niimoodi teeme mingi 6-7 hingamist. sügavalt sisse ja suu kaudu sügavalt välja ja kõht ka sisse kui välja hingad. ja teeme 6-7 korda ja mõtleme, et meie energia liigub nüüd ringi ratast, täites keha selle positiivse energiaga ja kõik rakud positiivselt häälestada ja võime oma päevaga peale seda täiesti alustada. Tänan ja mina tänan teid. Järgmise korrani.